tere taas kõigile! Tahan selles videos, nagu ka oma viimases videos, rääkida natukene suurema pildi kaudu, suurema pildi läbi, vaadates inimesi, meie ümber toimuvat, ühiskonda kollektiivselt suurema pildina. Ja jällegi tahan rääkida enesearengust ja tervenemisest, sellisest kasvuteekonnast. Millest ma tahan lähemalt rääkida, on see, et miks on väga-väga oluline praegusel ajal ja ka lähitulevikus tegeleda enesearenguga, tervenemisega. Miks see on vajalik tegelikult ja toon selles videos välja siis mõned olulised punktid, mida mina pean võib-olla kõige olulisemateks. Alustuseks ma tahan öelda, et ma näen, et selline tervenemine, mida ma selle all silmas pean, eneseareng, tervenemine, on selline enda sügavuti tundma õppimine, endast teadlikuks saamine ja seda kõikidel tasanditel, nii paljudel tasanditel, kui see on võimalik. Selline teadlikuks saamine siis ja sügavamalt töö enda erinevate kihtidega, see hõlmab loomulikult alateadvust ja ka meie minevikku, esivanemaid, seda, kust me tuleme. See on see, mida ma üldiselt pean silmas, kui ma räägin tervenemisest, enesearengust. Ja mida ma tahan sissejuhatuseks siis öelda, tulles oma mõtte juurde, on see, et praegusel ajal mina tunnen ja näen, et selline eneseareng, kasv, tervenemine ei ole enam nagu võimalus või sihuke luksus, et ma võib-olla kunagi teen seda, võib-olla ma kunagi mõtlen sellele, et oleks tore, kui aega üle jääb. Kui tegelikult vaadata sügavuti seda, mis toimub meie ümber, siis meil ei ole enam mõnda aega olnud seda võimalust, et lihtsalt kaaluda seda mõtet. See on tegelikult rohkem nagu vajadus ja kohustus. Eelmises videos ma rääkisin, ma ei hakka kordama seda videot, saavad seda vaadata ise, aga eelmises videos ma rääkisin sellest, et kuidas siis nagu isiklik tasand, ehk siis see, mis samme meie isiklikult teeme inimestena, mõjutavad seda, mis toimuvad kollektiivselt ühiskonnas ja maailmas, ehk siis mis protsessid väliselt toimuvad meie ümber. Ja ma mõtlen siin nagu väga sarnast, ma räägin sarnasest tasandist, ehk siis kui meie ei tegele sellega, mis meie sees toimub, alateadlikud, ja me ei ole võib-olla isegi teadlikud mõndadest väga olulistest asjadest, mis meie sees toimuvad, mida me oma minevikust, oma esivanematelt kaasas kanname, siis see mõjutab väga otseselt ja väga tugevalt seda, mida me näeme enda ümber, enda keskkonnas, enda ühiskonnas, väiksemal tasandil pereringis, pere tasandil, laiemalt riikide tasandil. Et see on väga-väga otsene see mõjutus. Kas siis ma eelmises videos ka mainisin konflikte, sõdu, ehk siis see, kuidas meie sisemaailm peegeldub väljaspool, see, kuidas me saame läbi iseendaga, peegeldub meist väljaspool, et see on seesama, mis ma mõtlen. Me oleme sellises kohas minu nägemuses maailmas ja see on tegelikult väga selge, kui vaadata uudiseid, kui vaadata ka lihtsalt, mis meie ümber toimub, olles kursis sellega, mis maailmas toimub, et see ei ole justkui nagu see pilt, mida me näeme, väga kena, absoluutselt mitte. Me oleme tegelikult väga-väga siukses jamas kohas iseendaga ja selles, mis maailmas toimub. Ehk siis paljud süsteemid, struktuurid, mis varem toimisid, enam ei toimi. Ühelt poolt neile otsitakse juba lahendusi erinevates aspektides siis või tähendab erinevates nagu teemades otsitakse lahendusi võib-olla sellest, et kuidas haridussüsteem paremini saaks toimida või mida seal peaks muutma laste seisukohalt, näiteks vaimse tervise seisukohalt. Need on kõik asjad, millega me absoluutselt peakski tegelema ja on inimesi, gruppe, kes õnneks juba tegelevad. Aga kui vaadata
tulles tagasi, et mina siin videos räägin ja oma kanalil ka üldiselt rohkem enesearengust, siis isikliku kasvu tasandist, siis võib-olla paljud ei näe seda, et kuidas on nagu see seotud, mida mina võib-olla enda sees tunnen või millised mu suhted on sellega, mis toimub väljaspool, aga see on tegelikult isegi kõige otsesemalt võib-olla seotud, sellepärast et absoluutselt kõik see, mis meie sees toimub, kuidas me endasse suhtume, peegeldab ka selles, mis valikuid me teeme. Ehk siis, kui mina iseendaga näiteks hästi läbi, ma vihkan ennast, siis ma ei kohtle ka enda ümber inimesi väga hästi või seda ühiskonda, loodust enda ümber väga hästi. Ma teen võib-olla valikuid siis, mis ei ole planeedile väga head, et ma näiteks tapan teisi liike. Et see on see, mida ma mõtlen ühe näitena näiteks sellena, et kui mul on endaga halb läbisaamine, siis see peegeldub otseselt ka sellesse, et kas ma suudan arvestada ka teiste inimestega ja keskkonnaga enda ümber. See on siis see, et miks see ei ole enam nagu lihtsalt luksus või võimalus, et ühel hetkel ärgata üles ja näha seda seost, vaid tegelikult vajadus selleks, et me saaksime siin edasi kesta siin planeedil või siis osaliselt mõned meist saaksid edasi kesta. Siis mida me ei taha vaadata, kui tuua siis mõned olulisemad asjad välja, mida me inimestena tihti ei taha vaadata, mida me kõige rohkem ei taha vaadata enda sees, on enda tunded ja emotsioonid. Väga paljud videod, mis ma olen varem siin kanalil teinud, räägivad sellest. Mida ma mõtlen sellega on see, et läbi sadade aastate, tuhandete, sadade aastate meid ei ole õpetatud nägema ja väärtustama ja olema kontaktis enda tunnete ja emotsioonidega. See on väga-väga halb, sellepärast et see mõjutab otseselt, kuna inimesed, me tulime siia inimestena kogema seda maailma suures osas, väga-väga suur osa on see, et me tulime seda kogema läbi tunnete, emotsioonide, et kui me ei ole sellega endas ühenduses, mida näiteks teraapia eneseareng teeb, et ta aitab meil saada kontakti sellega, siis see on väga-väga halb ja tegelikult katastroofiline sellele ka, mis valikuid me teeme kollektiivselt ühiskonnas, kui ma ei ole enda tunnete, emotsioonidega või mingite tunnete, emotsioonidega ühenduses, ma ei saa olla ka teise inimesega selles kohas ühenduses, ma võib-olla ei talu tema tundeid või emotsiooni või miski asi minus käib talle närvidele. See on tegelikult laiemal tasandil ka see, kuidas nagu üks pool sellest, kuidas sõjad toimivad, et lihtsalt ma näengi, et on teine inimene ja mulle temas miski ei meeldi ja ma näen teda justkui enda vastasena, et on mingi pool grupp inimesed, kellega mina pean justkui sõdima, neile vastu olema. Kuigi see tegelikult nii ei ole ja see on palju pikem teema, millest võib-olla saab tulevikus rääkida, siis see point, kui ma jõuan tagasi tunnete, emotsioonideni, on see, et kui ma enda sees ei teadvusta mingeid tundeid ja emotsioone, et see on selline energeetiline tasand, siis ma olen nagu lahti lõigatud sellest tasandist ja ma ei oska teiste inimestega suhestuda, nende jaoks olemas olla ja siis teha armastavaid või siukseid hoolivaid, arvestavaid valikuid. Kuna jah, inimesed, me oleme väga suuresti emotsionaalsed olendid, siis meil saada ühendust oma tunnete, emotsioonidega selleks, et teha paremaid otsuseid ühiskonna osas, selles osas, mis meie näiteks lastele on parim või meile endale, meie suhetes, on väga-väga oluline saada oma tunnetega ühendust. Tunded on nagu kompass. Ma olen rääkinud, kui sa tahad vaadata ühte minu videot teemal, see ongi vist pealkirjaga tunded ja emotsioonid või tunded, vaata seda videot, ma räägin sellest, kuidas tunded otseselt on nagu meie sisemine kompass. Tunded, emotsioonid peegeldavad seda, mis meie sees toimub. Nad annavad meile reaalset infot sellest, mis toimub meiega mingil ajahetkel. See sisemine kompass tunnete näol on meile loodud siin inimkogemuses selleks, et me navigeeriksime sellega teadlikult, et me saaks aru, no ma kogen praegu seda tunnet ja emotsiooni, mida see tahab mulle praegu minu kohta öelda ja selle kogemuse kohta, mida ma näiteks kogen. Mis on mulle selles hetkest lähtuvalt sellest parim valik, mida teha, võib-olla mingi vajadus, mida ma pean väljendama või mingi minu isiklik tõde, mida ma pean väljendama. Ehk siis tunded, emotsioonid on väga palju meie isikliku tõega seotud.
igas ajahetkes. Mu isiklik tõde võib olla see, et ma olen praegu kurb või vihane millegi tõttu. Seda on väga oluline, seda isiklikku tõde näha. Kui me ei ole sellega kontaktis, siis me võime kippuda seda alla suruma või surumegi alla või siis projitseerime teistele inimestele. Ehk siis mulle ei meeldi ja ma lähen näiteks sõtta mingi grupi inimestega või teistega, sest mulle ei meeldi neis miski, sest see kuidagi trigerdab või ärritab mind. Mis seal tihti trigerdab ja ärritab, ongi see, mida ma ei taha endas näha. Mingi tunne, emotsioon, mingi osa, mida ma ei taha näha. Sellepärast on see töö oma tunnete, emotsioonidega nii oluline. Me oleme selles täielikult lapsekingades kahjuks. Ehk siis me elame emotsionaalselt justkui nagu pimedal ajastul. Ja me oleme sellest küll välja tulemas, aga meil on seda vaja palju kiiremini teha selleks, et ellu jääda reaalselt inimestena, et teha teadlikumaid valikuid kollektiivselt, ühiskondlikult. Teine asi, mis on seotud tunnete, emotsioonidega, on see, et me põgeneme, väga paljud inimesed põgenevad oma hirmude eest, erinevate hirmude, tunnete ja iseenda eest. Ehk siis nagu ma ütlesin, tunded, emotsioonid, hirm on üks neist, on väga suur osa meist. Need on meie sisemine kompass, mis meid pidevalt juhendab ja tahabki aidata ja suunata, anda meile infot. Aga kui meie seda ei taha kuulata, me isegi võib-olla kardame mingeid oma tundeid, siis meil on väga-väga halb läbisaamine järelikult iseendaga. Me ei ole kontaktis endaga ja me kasutame erinevaid viise, kas läbi sõltuvuste või läbi mingite tegevuste, et põgeneda enda tunnete eest. Ehk siis ma jõuan selleni ka hiljem, aga seda võib öelda, väljendada ka niimoodi, et me oleme nagu sõjas iseendaga. Üks inimene absoluutselt on ja paljud meie ümber on tegelikult isegi endale teadmata sõjas iseendaga. Kui sa põgened enda tunnete, emotsioonide eest, siis sa oled sõjas iseendaga. Sellepärast, et sa ei taha neid tundeid ja neid osi, mis on nende tunnetega seotud. Ma olen samuti teinud video osadest, vaata minu kanalil pealkirjaga osad, ehk siis osad meist, millega mingid tunded on seotud. Me ei taha neid vaadata. Me võib-olla ei taha endas vaadata osa, kes kardab või kes on vihane millegi pärast või kes tunneb hirmu jääda üksi. Sellised väga-väga sügavad osad, mis paljudes inimestes on. Ja me isegi nagu ei lähe sinna lähedale, me ei astu seda sammu, vaid me lähme sellest eemale. Seda ma mõtlengi selle all, et meil on nagu sisemine sõda käib meie sees, mis peegeldub ka siis väljaspool, nagu ma ütlesin, konfliktide ja sõdadena väiksemal tasandil lähisuhetes, peresuhetes, suuremal tasandil konfliktide ja sõdadena maailmas. Ehk siis me astume iseendale vastu. Seda võib ka tuua näitena näiteks selles, et kui inimene on suhtes, paari suhtes inimesega, kus ta pidevalt oma tundeid ja isiklikku tõde alla surub ja sellega seotud siis ka oma vajadusi. Ehk siis kui inimene surub paari suhtes alla oma mingeid tundeid, et näiteks mulle ei meeldi see või ma ei taha seda või mu isiklik tõde on näiteks, et hoopis midagi seoses selle suhtega, mis on täiesti vastupidine sellele, mis seal suhtes toimub, et tegelikult ma tahaksin, et mu partner näeks mind emotsionaalselt või mingit osa minust, aga seda ei ole seal suhtes ja see inimene seda alla surub seal suhtes, siis see on samamoodi sõjajalal olemine iseendaga. Et sa ei austa ennast, sa surud ennast alla oma isiklikku tõde seal suhtes ja see mõjutab seda suhet laiemalt, seda maailma ja isiklikumalt sind ennast, ehk siis seda, milline on sinu vaimne tervis ja kuidas sa ennast tunned enda sees. Siis kõik on omavahel seotud. Ja siis me imestame, et meie suhted ei toimi, et me oleme iseendaga sõjajalal, me ei taha oma tunnete, emotsioonidega eriti tööd teha, me ei taha enda sisse vaadata ja me imestame, et paneme teleka käima, et oi, et huvitav, et inimesed on õnnetud ja vaimne tervis on nii halb ja väga paljud asjad ei toimi ja maailmas on sõjad ja see tegelikult kõik taandub. Isegi kui seda on võib-olla raske näha niimoodi esmapilgul, see taandub selleni, milline on minu suhe mul endaga.
kui palju ma tean endast, kas ma tean võib-olla mingit 5% endast või ma tean 1%, ehk siis see on see, mida ma peaks tegema. Üks sihuke ilus ütlus ka, et mida ma olen kuulnud, et justkui see on väga tore tahta muuta maailma või tahta minna teha midagi ühiskondlikult, mis on oluline, aga kui sa nagu enda justkui tagaaia eest hoolt ei kanna, siis sellel muul ei ole väga suurt tähtsust, sest see, mis on sinu sees, peegeldubki sinu valikutes, sinu tegudes, sinu sõnades. Selleni on vaja jõuda ja aru saada. Sellepärast on eneseareng väga-väga oluline. Ehk siis jah, me peame vaatama nendesse tunnetesse, emotsioonidesse ja osadesse endas, mida me ei taha vaadata, mis tunduvad hirmutavad, mis tunduvad nagu eemale tõukavad, et me tahaks pigem eemale minna, midagi muud teha, võib-olla oma tööga tegeleda või perega tegeleda või kuidas kellelgi. Need on need kohad, kuhu me peaks vaatama, kus sa tahad enda eest põgeneda, mida sa kardad kõige rohkem, mida sa endast eemale tõukad. Seal on kasvu ja tervenemise koht kõige-kõige suurem ja ka teadlikuks saamise sihuke koht või võimalus kõige suurem. Ehk siis küsida endalt küsimusi nagu, kes ma olen, kes ma tegelikult olen, miks ma teen seda, mida ma teen, mida ma tegelikult elus tahan ja vajan, mis on see, mis päriselt mind õnnelikuks teeb. Need ei ole väiksed küsimused, need on küsimused, mis õigesti küsides ja päriselt tahtes neid küsimusi küsida ja vastuseid saada, viivad inimest tema isikliku tõeni lõppkokkuvõttes või lõpp-punktis. Ja see on väga-väga oluline. Ehk siis läbi selle isikliku tõe me näeme ka laiemalt seda, kuidas meie mahutume ühiskonda, kus me oleme, perekonda, kus me oleme ja laiemalt maailma, kus me oleme. Siis mis on see minu panus selles maailmas, mida ma tegelikult autentselt tahan teha, tahan luua ja kes ma autentselt olen. Ehk siis jah, me väga palju põgeneme enda eest, me kardame iseendaga kohtuda ja selleks ei ole enam ruumi ja aega, et seda nagu edasi lükata või öelda, et ja, et üks päev ma tegelen sellega, et võib-olla siis, kui piisavalt raskeks läheb. Et väga huvitav on see, et tavaliselt inimesed jõuavad teraapiasse sellises kohas, väga paljud inimesed, et kõik on juba täiesti pekkis perses sõna otseses mõttes, kõik on valesti ja siis inimene ärkab üles justkui nagu, et enam muud võimalust pole antud, et okei, ma pean vaatama. Laiemal tasandil, see on täpselt sama, mis maailmas toimub. Me põhimõtteliselt praegu kollektiivselt kutsumegi esile seda maailma lõppu ja suures plaanis hävingut, konflikte, sõda selleks, et nagu üles ärgata. See on hästi ekstreemne viis. Et tegelikult seda on võimalik ka varem teha, aga tundub, et praegu ja mul see video mõte on ka see, et sellest rääkida sügavamalt, et oleks see diskussioon, et kui sa seda kuulad, sa saaksid kaasa mõelda ja ka selles osas, kuidas sina seda maailma näed ja mida sina tunnetad, et siin toimub. Ja siis isiklikul tasandil meil kõikidel on absoluutselt isiklik vastutus selles, mis toimub ja isiklik roll. Ja kõige otsesem viis seda leida, seda enda osa ja rolli kohta ongi see, et tegeleda iseendaga sügavuti. Mitte pühkida oma traumasid, oma tundeid nagu vaiba alla, et see ei ole oluline, võib-olla üks päev tegeleme, meil ei ole enam seda aega. Praegu ongi valik, kas tegeleda sellega ja on ebamugav, jah, väga ebamugav on tavaliselt enesearengu tee, aga see on ka väga vabastav lõppkokkuvõttes, see ei ole lõpuni ebamugav. Ja teine võimalus on see, et mitte tegeledes lihtsalt me ei saa siin väga varsti enam eksisteerida sel kujul, sellepärast et me oleme seda kõik pekki keeranud. Sest me hävitame lihtsalt üksteist ära. Et need on meie kaks valikut minu nägemuse järgi. Kui rääkida veel tunnetest, emotsioonidest, mida me väga palju meist kardavad ja jällegi, millega eneseareng ja teraapia peaks ja võiks tegeleda,
on meie haavatavus ehk siis meie haavatavad osad, aspektid. väga paljud meist on õppinud jällegi lapsepõlves ja tegelikult see läheb sügavamale, see läheb meie esivanemateni. et see on nagu põlvkondade ülene, see kandub tihti läbi põlvkondade. ehk siis see, et mingeid osi nagu endast ei ole üldse okei näidata. kuidas see lapsepõlves näiteks toimub? ma olen ka eelmistes videotes rääkinud, aga väga hea näide, et kui laps nutab, tal on raske, ta kogeb midagi, mingit rasket emotsiooni, nii-öelda rasket emotsiooni või valu, siis siin sõltub väga palju, et mis nüüd vanemad teevad. kui vanemad ei märka sel hetkel või nad ei pea seda oluliseks või nad kuidagi teevad maha seda veel hullem või ignoreerivad, siis see laps õpibki seda tunnet, mis esindab sel hetkel mingite sisemist tõde, õpib nagu alla suruma, ignoreerima. ja hiljem mitte olles ühenduses selle tunde emotsiooniga, sest see on surutud alateadvusesse. ta ei tea iseennast täiel määral. ta ei tea võib-olla, kes ta on või miks ta ei suuda mingeid asju teha, mida ta tahaks teha või miks ta ei ole mingite tunnetega ühenduses endas või miks ta ei suuda suhteid nagu pidada või neid toimima panna. ehk siis see mõjutab nii palju nagu seda, mis hiljem elus toimub inimesega, haavatavus, siis just need osad meis, mis on väga palju sisemise lapsega seotud, jällegi soovitan lugeda, uurida sisemise lapse teemal, ka minul on siin kanalil üks video sel teemal, mis need kõige haavatavamad osad, kuna väga paljudel meist on olnud ebaturvaline ja ohtlik neid väljendada ja teha samme nagu läbi nende või need teadvustades, siis me justkui nagu kaitseme neid. ehk siis me oleme loonud sellised nagu, korraga tulles tagasi osade teema juurde, me oleme loonud sellised nagu kaitsvad osad enda sees. võib-olla paljud on kuulnud niisugust mõistet nagu ego kaitsemehhanismid. et see ongi see, mis toimub. ehk siis sellised nagu kaitsvad osad meis, kes kaitsevad just mingeid haavatavaid aspekte ja osi meis, võib-olla meie haavatavat sisemist last, kes on hüljatud või reedetud olnud või tõrjutud või muul viisil haiget saanud. see on see, mis toimub. et need kaitsvad osad tulevad esile. ühiskonnas on see näha üsna hästi, kui seda tahta vaadata. see on see, et me ei suuda lähedust luua teiste inimestega või see on meile väga raske, sest me oleme justkui nagu seinad ette pannud emotsionaalselt, et vot ma lasen sind teatud piirini, aga mitte kaugemale. või võib-olla manipuleerime üksteisega, üks kaitsemehhanismi väljendus, me valetame üksteisele, me jälgime võltsideaale, võltssoove, mis ei ole nagu autentsed soovid, aga me arvame, et me tahame seda, mida me tahame. ehk siis selline, me suhtleme üksteisega läbi selliste tugevate kaitsebarjääride ja kui me ei vaata seda haavatavust, mis nende kaitsemehhanismide all on, siis me ei tea ka väga palju iseendast. me ei tea tegelikult seda, kes me oleme ja selle haavatavuse vaatamine ja sellega kontakti saamine võib olla väga raske ja keeruline, aga ma võin lubada, et see on väga-väga vajalik ja väga vabastav. ehk siis seda on vajalik teha, kui me tahame näha muutust meie ümber maailmas. Üks asi, kui ma rääkisin võltsideaalidest ja ambitsioonidest, võltssoovidest, mida ma tahaks sellega seoses öelda, on see, et väga paljude asjade taga, ka need, mida me arvame, et me tahame siin elus täiskasvanuna teha, nende all on vajadused, erinevad vajadused, näiteks vajadus olla mõistetud, vajadus olla nähtud, kuuldud, vajadus olla armastatud, vajadus kuuluda. Need vajadused, kas siis teadlikult või alateadlikult, juhivad paljusid inimesi. kõige otsesem tee ka enesearengus jõuda selleni, et läbi küsimuste selleni, et okei, mis on selle all tegelikult, mida ma tahan teha, ongi jõuda selleni, et mis on need vajadused, mida ma võib-olla selle karjääri või tööga või selle suhtega näiteks, mis mul on, mida ma tegelikult tahan nagu saavutada, saada, mis on see vajadus, mida ma tahan täita, oleks parem öelda, mis on see vajadus, näiteks kas olla mõistetud tegelikult, võib-olla lõpuks mitte tunda, et ma olen üksi ja tunda ühenduse tunnet. Need asjad tegelikult nagu näiteks vajadus ühenduse järgi, armastuse järgi, kuuluvuse järgi on nii universaalsed asjad meil kõikidel inimestel, aga väga paljud inimesed ei
adresseeri neid otse, millega ka teraapia tegeleb. ehk siis ma adresseerin otse oma neid osi, kes vajavad seda, mida nad vajavad, et saada neist teadlikuks, et neist paremini arvestada nendega ja teha valikuid, siis paljud nagu läbi manipulatiivsete viiside, siukse just võltsideaalide, siis saavutavad seda, mis nad tahavad, võib-olla läbi kuulsuse, võib-olla läbi raha. et tegelikult justkui nagu üsna palju on sellest räägitud, aga me ikka teeme seda, sellepärast et nii hirmus tundub paljudele meist see, et vaadata seda, et okei, mida ma tegelikult tunnen, mida ma tegelikult tahan selle all, mis on mu tegelikud vajadused selle all, mida ma teen. aga see on nii vajalik inimestena meile seda teha. ehk siis mitte ümber nurga minna, et oma vajadusi rahuldada, vaid otse adresseerida seda, mis on see, mida ma autentselt tegelikult oma südames väga igatsen ja tahan. Võib-olla ühes järgmises videos ma räägin ka natuke sellest, kuidas see, mis praegu toimub meie ümber ja inimestega kollektiivselt, kuidas sellesse on põimitud sellised erinevad spirituaalsed lähenemised ja New Age. see on väga põnev teema, ma olen ka ühes oma kõige esimestes videotes sellest rääkinud, aga siin on veel väga mitmeid aspekte sellest tegelikult, millest rääkida, mis väga otseselt puudutavad seda, et inimesed läbi mingite spirituaalsete praktikate lähenemist tegelikult täpselt samamoodi jätkavad seda põgenemist enda eest, täpselt samamoodi jooksevad enda eest endiselt ära ja oma tunnete eest ja loovad endale võlts nagu isiksusi, võlts kontseptsioone, arusaamu, ehk siis see on väga-väga ohtlik, aga võib-olla sellest ma räägin mingis muus videos. mida me kahjuks teeme inimestena, on see, kui seda tänast juttu ja mu videot kokku võtta, siis me jookseme ära iseenda eest ja enda inimlikkuse eest. ehk siis, mis tähendab olla inimene ja mida tähendab olla inimene, mida me tulime siia kogema, on väga palju seotud just meie tunnete, emotsioonidega ja selle kehaga, mis on seotud nende tunnete ja emotsioonidega, mis on nii palju seotud meie isikliku tõega, sellega, et meil kõikidel on oma unikaalne tõde, kui me siia sünnime. me tahame seda unikaalset tõde väljendada ja seda tundma õppida. see on üks väga suur osa inimeseks olemisest just läbi tunnete, emotsioonide õppides tundma iseennast. teine, oma vajadusi tundma õppida. meil on kõikidel vajadused, tahame või mitte. me võime neid valla suruda või valeks teha, mida väga paljud teevad, aga see teeb väga-väga palju kahju ja see on väga suuresti seotud sellega, miks maailmas praegu on nii palju konflikte, nagu on, sest me ei taha vaadata enda sisse ja me ei taha vaadata ja tunnistada neid tegelikke vajadusi, mis meil on. ehk siis inimlikkus. me tulime siia kogema maailma läbi selle, et mida tähendab olla inimene, tunded, emotsioonid, vajadused, soov koos teha asju, soov koos luua ja kogeda, armastus, ühendus, samamoodi väga olulised asjad inimesele. me tahame kõik olla ühendatud tegelikult. mõned teadvustavad seda rohkem ja mõned võib-olla ei teadvusta üldse. ehk siis me tulime läbi selle oma inimlikkuse, läbi oma unikaalse perspektiivi koostööd tegema teistega ja kogema seda, et okei, mida me kollektiivselt saaksime siin teha ja koos luua, millist maailma me tahame luua, milliseid võimalusi me tahame luua nii teistele inimestele, ühiskonnale kui ka planeedile. ja ma lõpetaks selle video mõttega, et mida on vaja kõige rohkem selleks, et võib-olla rääkides sellest, mida ma mainisin siin videos, et kuidas astuda neid samme, jõuda lähemale iseendale. selleks on vaja julgust. julgus on väga oluline. selleks on vaja uudishimu. selleks on vaja tahet muutuda, tahet enda sisse päriselt ja ausalt vaadata. ja ka tahet õppida ja areneda. Need on need asjad, mida on väga-väga vaja.
selleks, et jõuda lähemale sellele, et miks sina, kui sa seda videot kuulad, miks sa oled siin planeedil, mis missiooni sa täidad, mis rolli sa täidad, kes sa sügavamal tasandil oled, kuidas seda rohkem tuua välja. ma rääkisin tunnetest ja emotsioonidest ja oma osade tundmaõppimisest. see on see, miks eneseareng on nii oluline ja see on ülimalt praktiline. see ei ole teoreetilised kontseptsioonid, need on praktilised küsimused, praktilised teod, mida on võimalik rakendada ja läbi selle jõuda lähemale iseendale ja oma autentsele endale. see on see, mida ma läbi selle video, need mõtted tahtsin täna edastada. ma loodan, et sa said siit mingeid huvitavaid mõtteid võib-olla iseendale, mis panevad võib-olla vaatama mingeid aspekte endas või küsima mingeid küsimusi. kui sulle see video meeldis, siis palun pane like sellele videole. võid ka all kommentaarides kommenteerida oma mõtteid. ja kui sulle meeldivad ka teised videod mu kanalil, siis võid ka tellida seda kanalit, kui sa ei ole seda juba teinud. ja aitäh kõigile kuulamast. minuga saab ühendust võtta selle video all oleva meiliaadressi kaudu või siis külastades minu Facebooki lehte. ja aitäh, et kuulasid. ilusat päeva.